teema on siis semiootiline reostus. Üks selline huvitav mõiste, mis võiks meil aidata aru saada, et miks keskkonnakommunikatsioon vahel ei õnnestu või mis need probleemid on, mis võivad ette tulla. Ja mu jutt võib olla natukene teoreetilisem kui teised ettekanded senimaani, aga no las ta siis olla, sest seda kommunikatsiooniteooriat poolt nagu praegu keegi ei ole lahti rääkinud, võib-olla see on ka vajalik siia seminari sisse tuua. Samas teooria mõttes ma kindlasti väga mingeid uusi asju ei räägi, et need inimesed, kes kommunikatsiooni on õppinud ja kes valdkonnana sellega tegelevad, nendele see jutt ja need autorid kõik kindlasti on hästi teada ja tuntud. Semiootiline reostus. Kui me mõtleme reostuse mõiste peale, siis reostus iseenesest keskkonnadiskursuses, ta on hästi teada ja palju kasutatud mõiste, aga enamasti peetakse silmas, et see on siis looduskeskkond või füüsiline keskkond, mis kuidagi reostab. Inimese tööstus või põllumajandus tekitab mingeid jääkaineid, mis jäävad kuskile vette või pinnasesse või õhku ja see looduskeskkond siis reostab. Aga selgub, et võib vaadata ka niimoodi, et see märgikeskkond või kommunikatsioonikeskkond, milles me suhtleme, et see võib samuti reostada. Ja sellisel juhul meil siis omavahel kõnelda ja läbida enam ei ole niivõrd lihtne. Ja sellel semiotilisel reostusel need tagajärjed võib-olla ei ole otseselt need eluohtlikud, aga nad on ka kindlasti halvad. Selles mõttes, et nad vähendavad sidusust, nad võtavad võimaluse saada mingit mõistlikku tagasisidet oma tegevusele, oma eluotsustele ja nad ütleme sellist ühiskondlikku koostoimimist kindlasti halvendavad. Semiotilise reostuse mõiste pakkus välja aastal 2000 hästi tuntud saksa semiootik Ronald Posner, kes oli Berliini Tehnikaülikooli professor ja maailma semiootika organisatsiooni president pikki aastaid. Ja tema arusaama järgi semiootiline reostus on igasugune häiring, mis takistab märgiprotsessi. Ta põhimõtteliselt huvitas, et mis need erinevad võimalused on, kuidas siis kommunikatsiooni või märgisüsteemi kvaliteet võib halveneda. Üks näide semiotilisest reostusest on näiteks ülereguleerimine. Liiga palju koode või regulatsioone võib hakata pidurdama siis seda sõnumite hulka või efektiivsust, mida kommunikatsioonis edastada saab. Ilmselt see on hästi tuttav näide bürokraatia juures. On võimalik luua niivõrd keeruline regulatsioonide keskkond, et kommunikatsioon kiilub kinni. Või samuti võib olla siis see teade, mida kommunikatsioonis edastatakse reostab. Püüdes jälle sellisest tavakogemusest näidet otsida ja kindlasti olete kokku puutunud kasutusjuhenditega, mis on halvasti tõlgitud, mingisugused toote kasutusjuhendid, ei saa neist aru, need tekitavad segadust ja probleeme. Ja Ronald Posneri arvates saabki füüsilist keskkonnareostust ja sellist semiotilist reostust vaadata üksteisega seotuna sellel põhjusel, et nad mõlemad tekitavad füsioloogilist stressi või mõlemad tekitavad elusolendist stressi. Et kui võtta see elusolend siis selliseks vaate lähtekohaks, et siis selles mõttes need kaks nähtust on sarnased. Natukene ajaloost kõige tuntum ja ilmselt varasem reostusega seotud nähtus kommunikatsiooni kontekstis, millest rääkima hakati, oli müra. Ehk siis igasugune keskkonnast tulenev häirimine, mis takistab teadete saatmist ja vastuvõttu mingis kommunikatsioonikanalis. Ja see vaatamata mürale, see sai alguse kuskil 20. sajandi alguses, kus arenes tormiliselt telegraafiside ja raadioside, aga samas need tehnilised võimalused olid suhteliselt veel algusjärgus lapsekingades ja oluline küsimus oli see, kuidas signaale kodeerida niimoodi, et see teade siis võimalikult väikeste kadudeta jõuaks saatjalt vastuvõttu. Ja see tegelikult on mõnes mõttes selline informatsiooniteooria ja kommunikatsiooniteooria algus. Siin üks Ameerika insener Claude Shannon, tema tööd olid hästi kesksed
Ta siis mõtles välja selle, et kuidas kõigi võimalike sõnumite hulga ja nende tõenäosuse pinnalt luua selliseid koode, mille abil see sõnumite edasikanne oleks võimalikult häirete vaba. Ja tavatähenduses võib-olla selline rohkem tuntud seos on siin siis mürareostus või ka valgusreostus, millel on olulised tagajärjed siis nii inimestele kui ka teistele loomadele. Et siin kuidagi see füsioloogiline pool ja see kommunikatsiooni pool või semiootiline pool nagu saavad kokku. Nii, nüüd üks oluline arusaam, mis kommunikatsiooniteooria kujunedes tekkis, oli see, et kommunikatsioonis on palju etappe, palju aspekte ja hierarhilisi tasandeid. Et suhtlemine kunagi ei ole lihtsalt millegi ütlemine või sõnumi ülekanne, vaid peavad olema siin täidetud paljud erinevad kriteeriumid. Peab olema siis osaliste vahel mingisugune kanal või meedium, peab olema ühiselt mõistetud keel või märgisüsteem, ikka suhe või kontakt nende osaliste vahel. Ja samas, mis on nüüd teistpidi hästi oluline, on see, et kommunikatsioon, kui ta toimub, siis ta alati muudab kõiki neid komponente. Ta muudab seda märgisüsteemi või keeli, ta muudab suhet ja ta muudab kommunikatsioonikanal. Semiootik Umberto Eco, ka hästi tuntud autor, tema on siin rääkinud ekstra kodeerimisest. Selline keeruline mõiste, aga ta selle silmas peab just nimelt seda, et kommunikatsiooni tulemusena olemasolevad kultuurikoodid, olemasolev keel kuidagi muutub. Ja mulle tundub, et selle kommunikatsiooni mõju alahindamine laiemale kontekstile ja keskkonnale näib ilmselt olevat üks tänast kommunikatsiooniõpetuste selline suuri probleeme, millel ilmselt on ka keskkonnakaitse jaoks negatiivsed tagajärjed. Just möödunud nädalal oli võimalus Tartu Ülikoolis osaleda ühel kommunikatsiooniteemalisel koolitusel, mis oli hästi huvitav, aga see selline teoreetiline alus või pagas, see suuresti just siis sellist vaadet edastas, mille suhtes mina olen nagu pigem kriitiline. Ja seal vaadati siis kommunikatsiooni eeskätt kui mõjutamist, on meil siis teatud kindlad sihtgrupid või sihtmärgid, sõnumid peavad olema täpselt sihitud, mitmeti mõistetavus on halb ja nii edasi. No, see on ilmselt üsna tuntud ja teada inimestele, kes kommunikatsiooniga tegelevad. Aga ma tahaksin siia kontrastiks kõrvale asetada antropoloogi ja küberneetiku Gregory Batesoni vaate, kes on just püüdnud näha siis kommunikatsiooni kui sellist mitmetasandilist nähtust. Ta on näiteks välja toonud, et suhtlus alati mõjub kahel tasandil. Esiteks antakse siis mingit infot edasi osapoolte vahel, aga samas kommunikatsioon alati muudab ka suhet nende osaliste vahel. No lihtsa näitena, see jutt, mis ma praegu räägin, see võib teile edastada mingit informatsiooni semiootilise reostuse kohta. Aga samas see jutt kuidagi mõjutab ja muudab ka meie vahelist suhet. No mina võin püüda näiteks kommunikeerida kuidagi oma sotsiaalset positsiooni siin. Ja? No teie võite vaadata hoopis, et on kuivik teadlane ja kategoriseerida meid mingisse inimtüüpi kuuluvaks. Ühesõnaga isegi niivõrd sellise formaalse ja mingis mõttes kindla formaadi juures, nagu on seda seminari ettekanne, tegelikult me paljus räägime suhetest. Me oleme primaadid, me ei saa teised, suhted on olulised. Gregory Bateson, tema siis arvas, et kommunikatsioon on alati mitmetasandiline ja me ei tohiks siin ühtegi tasandit pidada kuidagi privilegeerituks või eraldi seisvaks. Miks see nüüd on oluline semiootilisest reostusest arusaamiseks? Nimelt ka see semiotiline reostus võib ilmneda kommunikatsiooni erinevates aspektides või nihkena kommunikatsiooni eri tahtude vahel. Üks selliseid hästi tuntud ja klassikaliseid skeeme, mis ma olen seal tahvlile pannud, on Roman Jakobsoni, vene lingvisti ja kirjandusteadlase kommunikatsioonimudel ja tema eristab siis 6 erinevat komponenti. Meil on saate, meil on vastuvõtja, teade, kanal, kood ja kontekst. Ja vastavalt igale nendest komponentidest toob ta välja ka siis mingi funktsiooni, millele üks või teine kommunikatsiooni olukord võib keskenduda. Näiteks kanalile vastab faatiline funktsioon, mis tähendab seda, et kommunikatsioon võib olla täiesti selle eesmärgiga, et hoida alal kanalite suhtlust erinevate osapoolte vahel. Info ei ole üldse oluline, lihtsalt see kanal toimis. Või võib olla oluline poeetiline funktsioon.
mis juhul siis on oluline see, et teated oleksid esteetilised, teated oleksid kuidagi nauditavad, teate sisemine struktuur, sisemised mustrid on need siis, millele tähelepanu pöörata. Aga võib olla ka referentsiaalne funktsioon. Ja sellisel juhul tõesti see info, see teave, mida me tahame edasi anda, see on oluline. Ja põhimõtteliselt see Jakobsoni skeem, ta kirjeldabki siis erinevaid võimalusi, mida kommunikatsioonis edasi anda ja millele kommunikatsiooni olukord võib olla suunatud. Ning ka Ronald Posner, kui ta räägib semiootilisest reostusest, ta tegelikult lähtub sellest samast tuntud skeemist. Et reostuda võivad erinevad aspektid kommunikatsioonis. Saatja võib olla reostunud, vastuvõtja võib olla reostunud, kontekst või kanal võivad olla reostunud või ka siis kommunikatsiooni kood ja teade. Näiteks saatja on reostunud siis, kui ta ei ole suuteline seda teadet edastama, mida ta tahab edastada. Või kanal on reostunud siis, kui kontakt ei ole püsiv, kui kontakt ei ole võimalik. Mingil põhjusel side kukub ära, me ei saa suhelda. Ja nii edasi. Üks oluline põhimõte, mis tuleb välja nii Gregory Batesoni kui ka Roman Jakobsoni töödes, on see, et kommunikatsiooni eri aspektid on omavahel seotud. Ehk teisisõnu, me ei peaks vaatama suhtlust mitte lihtsalt kui info edastamise vahendit, vaid paneme tähele siis seda, milline aspekt antud suhtlusolukorras on esiplaanil ja millised on eri aspektide seosed ja üleminek. No, luuletuse puhul esiplaanil on mingid muud aspektid kui näiteks käskluse puhul, sest nende kummagi funktsioonid ja rollid on suhtluses erinevad. Ja samuti on siin siis oluline need üleminekud või sellised asendused, mis kommunikatsiooni käigus võivad toimuda. Näiteks esmapilgul võidakse esitada vastuvõtjale mingit faktilist teadmist, aga lähemal analüüsil on kommunikatsiooni eesmärk veenda vastuvõtjat, edastada talle mingeid arvamusi, panna ta mingil viisil toimima, mis siis Jakobsoni vaate järgi jälle on eraldi kommunikatsiooni funktsioon, mida tema nimetab keeruka sõnaga konatiivne. Ja eriti vist tänapäevases meedias ja sotsiaalmeedias võib märgata selliseid ülekandeid kommunikatsiooni eri aspektide vahel. Ja sellel ilmselt on oluline seos ka siis semiootilise reostusega. Näiteks räägitakse keskkonnakaitsest, aga varjatud eesmärk võib olla hoopis saatja poliitilise populaarsuse tõus. Praegusel ajahetkel, kui me oleme jälle tulemas valimiste tsükkel, kindlasti selliseid näiteid tega olete kohanud. Tiit oma avaettekandes mainis seda, et kommunikatsioonis tihti saatja võib olla nii-öelda hunt lambanahas, selles mõttes, et tal on mingi varjatud agenda, mida siis oma sellisesse sõnumi edastamisesse peidab. Ja Mari-Liis Madisson ja Loona Päll eile siis kirjeldasid Haabersti hõbepaju näitel seda, kuidas on võimalik laiemat sotsiaalset rahulolematust kanaliseerida mingisse konkreetsesse kommunikatsiooni olukorda, et see on siis samuti näide sellisest asendusest. Kui nüüd vaadata kommunikatsiooni kui eri aspektidest koosnevat suuremat tervikut, siis on üsna ilmne, et kui püüda vastuvõtjat mõjutada mingis suunas, siis see tegelikult muudab ka teisi selle kommunikatsiooni olukorra komponente, muudab märgisüsteemi usaldusväärsust, samuti siis kontakti ja suhet osaliste vahel. Näiteks, kui ma praegu teile räägin ja esitan mingisugust valeinfot, ajan mingit jama, siis esmapilgul te võite mind võib-olla uskuma jääda, aga kui ma seda praktikat jätkan, siis varem või hiljem keegi auditooriumis taipab ära, et see päris nii ei ole ja jutud lähevad liikuma, ilmselt sellel on oluline mõju minu usaldusväärsusele. Pikemas perspektiivis see mõjutab siis suhet erinevate osaliste vahel. Ja kui me vaatame keskkonnakommunikatsiooni, siis eks meedias viimasel ajal kuulebki siis selliseid seisukohavõtte, et ei olda enam nõus kommunikatsioonis osalema. Üks osapool võib võtta siis seisukoha, et teine partner, olgu see siis RMK tselluloositehase esindaja või keegi kolmas, niikuinii valetab, et ta ei ole siis usaldusväärne. Ja Ronald Posneri diagnoos sellisel olukorral oleks, et saatja on reostunud, ta ei võeta enam tõsiselt. Või siis teisipidi, et näiteks statistikat ja keskkonnauuringuid ei saa usaldada, kuna teaduslikus erialakeeles väljendatu ei ole enam neutraalne, vaid tegelikult varjatult kallutav. Posner ütleks siin, et märgisüsteem on reostunud. See tähendab, kommunikatsioonis osalejad ei usalda enam seda kasutusel olevat märgisüsteemi
ei pea siis seda selliseks, mille abil on võimalik tulemuslikult suhelda. Minu semiootiku vaatenurgast näib, et see, mis praegu looduskaitse või metsandussektoriga juhtub, on just eeskätt kommunikatsiooni juhtimise kriis. On konflikt siis lühiajaliste ja pikaajaliste kommunikatsiooni eesmärkide vahel. Lühiajaliselt tahetakse kiiret tulemust, kiiret efekti, aga sellel on pikaajaline negatiivne mõju sellele, kuidas erinevate osapoolte vaheline kontakt ja usaldus ja need märgisüsteemid, mida kasutatakse, kuidas need toimib. Ja mingil hetkel siis see usaldus võib langeda selle määrani, et teised osalised ei ole nõus seda mängu enam kaasa mängima. Nad loovad mingeid oma kommunikatsiooni meediumeid, loovad oma mingisuguseid gruppe ja tegutsevad siis edasi iseseisvalt. Ja neile sellisel juhul ei saa enam ligi, nad ei ole enam siis osalised selles võrgustikus. Ja siit ma tahaks jõuda nüüd sellise küsimuseni, et kuidas suhelda nii, et kommunikatsioon pikaajaliselt püsiks usaldusväärne. Ja ma teen siin väikse nihke siis hoopis teise ainevaldkonda ja tahan natukene rääkida hoopis evolutsioonibioloogiast. Kuna evolutsioonibioloogias see küsimus, et kuidas kommunikatsioon pikaajaliselt püsib usaldusväärne, see on oluline teoreetiline teema ja küsimus. Evolutsioonibioloogia, ilmselt paljud teist teavad, käsitleb siis isendeid või ka nende geene isekatena selles mõttes, et nad igaüks on siis evolutsioonilises mõttes huvitatud isenda säilitamisest, isenda järglaste edukuse suurendamisest ja kommunikatsiooni jaoks tegelikult see tähendab seda, et iga osapool seisab oma huvide eest väljas, on teatud mõttes egoistlik ja püüab siis teistega manipuleerida. Ja nüüd küsimus, et kui meil on evolutsiooniline ajaskaala, mis on hästi pikk, kuidas sellises olukorras üldse kommunikatsioonisüsteemid saavad toimida? Seda on päris palju siis uuritud ja siin evolutsioonibioloogid nagu näiteks John Maynard Smith, Marty Hauser, Ahmad Zahavi ja teised on siis välja pakkunud erinevaid võimalusi. Näiteks võivad kommunikatsioonis edastatavad signaalid oma ornamentsuses muutuda nii keeruliseks ja raskepäraseks, et neid on võimalik siis füüsiliselt edastada ainult väga võimekatel indiviididel. See nõndanimetatud handicap teooria on siis Ahmad Zahavi Iisraeli bioloogi poolt välja pakutud ja tuntud näide on siis paabulinnu sabast, mis on siis niivõrd massiivne, et ta tegelikult on takistuseks sellele linnule, aga kommunikatsioonis jälle väga efektiivne. Teine võimalus on see, et signaali või teate ja selle referendi vahel on mingi põhjuslik seos, mis teeb selle teate raskesti võltsitavaks. Näiteks John Maynard Smith kirjutab kirvlaste sarvedest, millel on otsene seos siis sellega, kuivõrd edukad need kirvepullid omavahelistes kokkupuudetes on. Sellist teadet on väga raske kuidagi järgi teha või võltsida, kuna tal on otsene seos siis sellega, mis nende sarvedega teha saab. Ja kolmas võimalus, mis kommunikatsiooni usaldusväärsuse tagab, on osalejate vahelised sotsiaalsed suhted ja ühised ajalood, mis võimaldavad meil siis meelest pidada pettuslikku kommunikatsiooni ja seda ka kuidagi karistada. Ja see on eriti siis teada just primaatide puhul ja teiste kõrge sotsiaalsusega imetajate puhul. Kõigist nendest töödest tuleb välja arusaam, et isiklikes huvides toimivate osaliste puhul ei ole kommunikatsiooni usaldusväärsus enesest mõistetav. On tarvis mingit lisakriteeriumit või mingit sellist ühesõnaga mõõtu, mis jääks kommunikatsiooni enda tasapinnast väljapoole ja mille suhtes oleks võimalik siis seda mõõta ja seda tõepärasust või adekvaatsust kontrollida. Ja jällegi nüüd hüpates natuke teisele teemale, ehk on midagi sarnast märgata ka tänases keskkonnadiskursuses. Üheks infosisendiks, mis keskkonnakommunikatsiooni mõjutab, on keskkonnast endast vahetult saadav info. Ja just kui vaadata neid nihkeid, siis sotsiaalmeedias näiteks, mis viimasel ajal on toimunud, siis aina rohkem ja rohkem tuginetakse isiklikele lugudele, isiklikele fotodele, vahetutele kogemustele, et nende kaudu siis metsaraie või muude selliste keeruliste teemade kohta seisukohta võtta. Nii et kommunikatsiooni kese justkui näib nihkuvat meediakeskkonnast metsakeskkonda, mis iseenesest toob kaasa väga huvitava dünaamika selles mõttes, et siin on küsimused, et kuidas vahetu või vahendatud info omavahel suhestuvad, kuidas üksikisiku kogemus ja üldistatud kogemus, abstraktne kogemus omavahel kokku pannakse.
Ja ka mitmetest varasematest ettekannetest tegelikult nad osutavad samasse suunda. Silvia Lotman näiteks rääkis eile sellest, et kuidas inimestega vahetu suhtlemine looduskeskkonnas on oluline selleks, et neile mingit sõnumit edasi anda. Katre Pärn oma ettekandes tõi välja, et mitte ainult siis teated ei ole tähenduslikud, vaid ka teod on tähenduslikud, need tegevused, mida reaalses keskkonnas tehakse, nendele samuti omistatakse tähendus ja see on ka osa kommunikatsioonist. Et võib-olla tegelikult see muutus ei ole üldse negatiivne või halb. Et selles mõttes, et kui meil see kommunikatsiooni usaldus on natukene kõikuma löönud, siis minna tagasi keskkonda, minna tagasi selle kindla pinna juurde ja suhelda läbi selle, suhelda läbi konkreetsete näidete, võib-olla aitab seda kommunikatsioonisüsteemi turgutada. Ja teine oluline muutus tänapäevases kommunikatsioonis kindlasti on sotsiaalmeedia suur osatähtsus ja igasuguste alternatiivmeediate hõlbus tekkimine ja esile kerkimine. Ja see toob ilmselt kaasa selle, et arusaama asemel kommunikatsioonist kui saatja ja vastuvõtja ühesuunalises suhtes sobib aina enam arusaam kommunikatsioonist kui võrgustikus, kus info liigub paljudes eri variatsioonides, eri osaliste vahel eri suundades. Ja sellises süsteemis on ilmselt kommunikatsiooni hästi keeruline suunata üleüldse, sest kusagil on ikka pealtnägijad, kuskil on nii-öelda vilepuhujad, on erinevad spontaansed tõlgendused ja nendel võib olla väga oluline tagajärg või sellest võib tekkida oluline mainekahju. Näiteks Rocco Fee ja Gareth Jones, kes on Harvardi ülikooli kommunikatsioonispetsialistid, nemad soovitavad oma organisatsiooni kultuuri käsiraamatus, et tänapäevases ühiskonnas peab organisatsiooni kommunikatsioon olema aus ja tõepärane. Nad toovad hulga näiteid, kus nad siis näitavad seda, et ärivaldkonnas ei tee suurfirmadele nii palju probleeme, mitte otseselt ärilised ebaõnnestumised, vaid see viis, kuidas on püütud seda hiljem kommunikeerida, kuidas on info tagasi hoitud, kuidas on püütud ilustada mingit olukorda ja kuna sotsiaalmeedias niikuinii info liikumine on hästi kiire, väga raske midagi kontrollida, siis tegelikult see mainekahju, mis tekkib, see on tagantjärgi palju suurem, kui ta võib-olla muidu oleks. Nii et Nelli siin just hetk tagasi ütles, et võib-olla loomadest ja nende rollist liigikaitses oleks oluline selline täielik avatus või full disclosure, et me tõesti oma eetilised lähtekohad ka avalikustame ja võib-olla see tänase keskkonnakommunikatsiooni jaoks on oluline ka laiem. Nii et kokkuvõttes ma tahan võib-olla öelda seda, et kommunikatsioonist mõeldes ja selle üle siis mõtiskledes ilmselt on oluline näha seda laiana, on oluline hõlmata ka märgisüsteemi või keelt, osaliste vahelist kontakti ja sellist sotsiaalset suhet ning pöörata tähelepanu ka pikaajalisele perspektiivi. Kuidas me tahame, et meie suhtlus näeks välja 3, 5 või 15 aasta pärast. Ja siin tihti tähendab just nende lühiajaliste eesmärkide ja pikaajaliste eesmärkide vahel on ilmselt konflikt. Ja sellisel juhul ilmselt see ka semiootiline reostus ei ole tingimata midagi negatiivset, vaid ta lihtsalt näitab meile, et asjad on paigast ära, et miski ei toimi. Midagi kommunikatsioonisüsteemis on kuidagi halb, praktikad on halvad ja tõenäoliselt tuleks neile küsimustele tähelepanu pöörata. Aitäh! Timo selle sügavale huvitava sissevaate eest ja võimalus siis küsimusi küsida. Aitäh, Timo, ma tahtsin küsida, ilmselt sa kuskil alguses formuleerisid ära, mis see reostus on, aga mul läks ilmselt silme esimest see mööda, aga selline mõte, et see on selline hästi ideaalne mudel, eks ju, mis esile tõid, aga esiteks sellise küsimuse, et kas täielik reostuse puudumine on hea või halb või et on kuskil mingil määral, teatud määral müra peaks olema kommunikatsioonisüsteemi sees, et ta üks mingi positiivne efekt ka olla või sa näed, et igal juhul on alati negatiivne. Ei, ma ei näe, et on alati negatiivne. Ma mõtlen, kommunikatsioon alati
tal on mingisugune vääriti mõistmine või mingisugune tõlgendusvabadus ja selles mõttes kommunikatsioon alati on ka loov nähtus, ta loob mingeid uusi mustreid kultuuris. Ja selles mõttes selle müraga ilmselt ma arvan, et see, mis Ronald Posner teeb, kui ta seob selle stressi mõistega, et see on hästi mõistlik. Sest paljud füsioloogilised ärritajad meis ei tekita stressi, kui neid on teatud mõistlikus mahus või mõistlikus koguses. Ükskõik, mis see on, siis on see mingisugune helifoon või on see näiteks kõrgem temperatuur. Aga mingist hetkest alates tähendab, ta muutub füsioloogiliselt koormavaks ja veel kui edasi minna, siis mingil hetkel tähendab füsioloogilised süsteemid hakkavad kinni jooksma. Ja see on täpselt see sama teema, ma arvan, ka kommunikatsiooniga. Et see hetk, kui meil tekib tunne, et see teine osapool meiega enam ei suhtle või et see keel ja märgisüsteem, need vahendid, mida me kasutame, et need enam ei ole efektiivsed selles olukorras. Et siis ilmselt on see koht, kus peaks hakkama mõtlema, et mis meil siin reostunud õieti on või kuidas me seda parandada saame. Et kui sa mõtled selle kommunikatsioonimudeli peale, kas mingi konkreetne element on eriti reostusaltis ka nagu rohkem kui teised, kas saatekanal või? Ma ei oska nii välja tuua ja ma ka ei taha niimoodi välja tuua. Et selles mõttes selge on see, et mis puudutab mürat ja kommunikatsioonikanaleid, siis on paremini uuritud ja paremini nagu kirjeldatud. Aga üks, ma arvan, oluline asi, mida jälle Ronald Posner esile toob, on see, et põhimõtteliselt võivad ühesõnaga kõik need komponendid olla reostunud. Meil on näiteks poeetiline komponent, et kui on ikka väga kehv luuletus, siis keegi seda ei loe, eks. Meil võib olla sõnu, mis on lihtsalt niivõrd igav, et see sellel põhjusel ei mõju kellelegi. Või ka, ütleme näiteks siin saatja või vastuvõtja, eks me võime ja seda võib näiteks kirjeldada selles kontekstis, et kus meil on mingid võimusuhted või sellised keerulised diktatuuri olukorrad, et meil on võimalik ka füüsiliselt üks osapool kommunikatsioonist eemal, nii et ei pääse infole ligi. Et põhimõtteliselt see suund, kuhu Ronald Posner osutab, on see, et just nimelt seda peaks nagu analüüsima või vaatama võimalikult terviklikult. Et me ei keskenduks mingile ühele võimalusele, vaid püüaks siis erinevaid aspekte kaardistada. Aitäh, Timo. Minul on küsimus, kuidas eristada mitmekesisust ja müra? See on hea küsimus. Ma arvan, et seda ei olegi võimalik eristada selles mõttes, et see piir ei ole, tähendab selline, mida saaks kuskile tõmmata. Et ühel pool on nagu üks ja teine pool on teisel pool on teine. Et ma arvan jällegi, et see tuleb nagu, sellele tuleks läheneda, vaadates siis seda kommunikatsiooni toimimist või seda, et kuivõrd see kommunikatsioon õnnestub. Et jällegi siin natukene see küsimus, mis sa küsid, läheb samasse suunda, kus Tiidu küsimus, eks ju, et mitmekesisus kommunikatsioonis ühtpidi ta nagu rikastab, ta on meile huvitav, ta võib olla atraktiivne, eks ju. Aga kui seda mitmekesisust on hästi palju, selles mõttes, et tekib nagu kakofooni erinevate sõnumite vahel. Eile Virgo Siid tõi selle välja, et ärge külvake ajakirjanik üle erinevate pressiteadetega, nad hukuvad nendest. Et natukene see sama teema, et mis hetkest alates saab seda liiga palju, millal ta siis hakkab negatiivselt mõju. Et ma ei oska sulle täpselt vastust anda ja see ongi see, et ka erinevates kommunikatsiooni olukordades see võib väga erinev olla. Et aga jah, ma ei oska vastata selle küsimusele. Aitäh! Aga aitäh, Timo ja